tere hommikust. Ma kohe istun siia maha ja alustangi uue vlogiga. Ja mida muud ma siin intros ikka öelda tahan, kui seda, et aitäh teile, kes te vaatasite minu esimest vlogi ja kes te kirjutasite mulle või kommenteerisite, sest et ma ütlen ausalt, selle postitamine osutus palju hirmsamaks, kui ma esialgu arvasin. Selle esimese vlogi postitamine siis. Ja ma isegi ei tea, miks, sest et ma olen ju teinud Instagramis sisu päris pikalt, seal rääkinud, jutustanud kõike seda. Aga vlogimise juures, mis on mind alati hirmutanud, aga millest ma nüüd vist saingi lahti, on olnud alati see, et kui oma mõtteid jagada, siis inimesed saavad nii erineval viisil siin mõista. Aga samas see on nii alati ja isegi ükskõik kui süvitsi ma ei läheks enda nii-öelda mõtete kirjeldamise või selgitamisega, siis alati saavad kõik sellest aru läbi enda vaatepunkti. Nii et ja siis ma nägin eile, kui ma postitasin oma esimese vlogi, ma nägin sellist riili, mis rääkis sellest, kuidas inimesed, kui nad alustavadki mingit sisu tootmist, siis nad tihti hakkavad teisi sisuloojaid jäljendama lihtsalt sellepärast, et justkui nii peaks tegema, et kas mingit moodi rääkima või mingit moodi olema. Aga et võti on selles, et kui sa oled sina ise ja siis kuidagi see võttis mult nagu täiesti nagu selle väikse alles jäänud pingega maha. Et kes tahab, saab alati teisi valesti mõista, hukka mõista, mida iganes. Aga kellele meeldib, siis on ju tore, et see meeldib sellepärast, et sa oled selline, nagu sa päriselt oled. Mitte meeldida sellisena, nagu sa arvad, et teistele meeldiks siin näha. Vot selline väga deep hommiku jutt. Aga nii äge on näha, kell on 7 hommikul ja rand on niimoodi inimesi täis, et just kui oleks juba päev ja kõik toimetavad, aga kell 7 hommikul siin Gold Coastil on tõesti juba selline mitte hilishommik, aga mitte ka päris varahommik. Ja minu arust see on nii äge, sest et tõesti see on nagu elustiil, mis mulle tundub, et ainult siin saab toimida, sest et sa ärkad päikesega ja lähed päikesega magama ja kuidagi see rütm on nagu nii mõnus, et sa tahad 4:30 ärgata lihtsalt sellepärast, et niimoodi see elu siin toimub ja toimib. Aga täna on reede ja ma otsustasin, et ma teen sellise nädalavahetuse vlogi ehk siis tänasest kuni ilmselt pühapäevani. Ja täna on tulemas väga tore päev. Kõigepealt ma teen siin peale seda, kui ma teiega ära jutustan oma sammud ära või mingi osa oma sammudest, siis ma lähen koju ja söön hommikust ja peale seda ma lähen trenni. Mul on siis hetkel Evolve You äpist uus kava, kus on 3 trenni nädalas, ehk siis ma lähen teen oma selle nädala teise trenni ära. Mul sellest jalapäevast, mis ma toopäev tegin üleeile, siis on jalad ikka päris korralikud palgid alla ka, pole hullu. See on selline alustamisesi. Igal juhul lähen teen oma trenni ära ja siis mul on vaja käia toidupoes, sest et täna mulle tuleb külaline ja meil ootab väga tore ja mõnus lõunapoolik, pärastlõuna ees ja eks ma siis võtan teid endaga sellele päevale kaasa ja siis nädalavahetusel vaatame ka, mis toimub. Kindlasti lähme homme marketile ja eks näis, aga väga mõnus päev on ja praegu on juba nii soe, mis on täiega mõnus. Lõpetasin just trenni ja ma tulin välja ja õues on reaalselt mingi, ma ei tea, mingi 30, nagu feels like 35 kraadi. Nii, mulle just jõudis toidupoe tellimus. Ühesõnaga,
Marek kasutas minu koodi, ma sain krediiti ja siis ma mõtlesin, et kuna täna Kaisa tuleb siia, siis meil on väike dinner plaanis, nii et ma ostan need asjad selle krediidi eest. Mul tuli eile õhtul mega kikerhernast isun ja ma viskan need ahju. Ja siis siin on väike pulled pork, mis läheb õhtul loaded fries, laetud friikate peale. Veel väike kombucha ja siis oleme suur kaks kriikaid, millega me siis teeme neid laetud friikaid. Ma vist viskangi need kikerherned ahju ja siis varsti kell on 12:30 ja varsti ongi lõunasöögi aeg, nii et makaronisalatit veits on alles ja siis ma teen kikerherneid ja siis kell 1 Kaisa tuleb siia ja meil on midagi väga crazy plaanis. Ma isegi mõtlesin korra, et nagu, kas ma panen selle vlogi sisse, sest et nagu, kas see on hea nõuanne, mida kodus teha, aga teate, ma vaatasin YouTube'is tutorialit, inimesed teevad seda kodus, väga paljud inimesed teevad palju rohkemat, kui me arvaks, nii et eks te siis näete, millega me hakkama saame. Ja siis ma mõtlesin, et me läheme Passaarde ja siis teeme sellise väikse ühistinneriga õhtupoole. Nii, mul on juuksed peaaegu kuivatatud. Pärast näitan siis, millised need on enne. Millised nad on pärast seda, kui me teeme siin mingeid hulluseid. Aga mõtlesin, kuna me lähme õue ka veel, siis ma panen hea avokaados sink. Kui oled esimest vlogi näinud, siis juba tead, millega on tegu. Igal juhul ma sõin just oma lõunasöögi ära ja siis mulle meenus, et eile Marek mainis, et ta tahaks või noh, et tal on trennisärgid päris ammu või nagu et tal on trennisärgid päris pikka aega olnud, aga no teate isegi, ei kipu ta väga endale ostma neid asju. Ja siis ma mõtlesin, kuna veel on must reede, ma olen ennast väga tagasi hoidnud, ma tellisin ainult 2 asja, mis olidki, või 2 erinevast kohast, mis olidki avokaadosingist need, mis ma tellisin, uue selle nii-öelda näo päiksekreemi, selle tinted päiksekreemi, siis ma tellisin selle uue bronzeri ja concealeri, kuna need on nende uued tooted, siis mul neid ei olnud. Ja siis ma tellisin Reactive'i lehelt endale sükse seti ja ühe topi, sest et mul on siin tulemas suur garderoobi puhastus. Ma arvan, et seda te näete järgmises vlogis, mis oleks tegelikult ülipõnev teid kaasa sinna võtta või noh, kaasa võtta, kui ma üritan kõiki neid asju sorteerida. Klient näitab siis, mis ta täna saada soovib. Ja, mingi, kas sa veel ma panen klapid, et siis ma saan paremini keskenduda tööle, vaata see mingi. This is one on one, how to go. Saab nagu märjaks ja siis lõikaks nagu pikkuse, lihtsalt suht julmalt nagu maha. Reaalselt nagu, võib-olla see on see kord, mida ma jään elu lõpuni meenutama, et üks kord ma lõikas nagu sõbranna juuksed ja peale seda ta pidi minema juuksurisse ja lõikama omale boobi. Best plot twist ja vlogi ever. Setin ennast valmis, teen oma hommikusöögi, söön ära ja siis ma lähen juuksurisse, sest kui ma Griffitis käisin lihtsalt otsi lõikamas, sest et ta rääkis mu välja sellest, et lõigata juuksed lühikeseks ja siis ma olen mingi oot, kui see oli midagi, ma tahtsin teha, siis nüüd me seda teeme. Nii et ainult ma ei tea, kuidas ma seda sellele juuksuri selgitan. Et 2 täiskasvanud naist võtsid juuksurikäärid, vähemalt olid juuksurikäärid ja üritasid üksteisel juukseid lõigata. Ja eile õhtul me veel tegime neid laetud friikaid ja siinkohal ma tahan anda teile hea Instagrami või TikTokis soovituse, Kaisa Kuusik ja nagu need retseptid nähed kõik täiesti imelised välja ja eile ma sain kinnitust, et maitsevad ka väga-väga hästi.
tal on seal mingid üleöö oatsid, mida ma tahan kindlalt millalgi proovida, kui ma lähen jälle magusa hommikusöögi peale tagasi. Nii et ja, häid soovitusi tuleb jagada. Nüüd aga ma lähen teen omale hommikusöögi ja siis lähme juuksurisse. Lähme nüüd koju ja näitame Marekule ka, mis siin toimub. Nagu mul ei ole kunagi nii lühikesed juuksed olnud ja ma praegu filmin ristmikul, kus on nii palju autosid. See tähendab, et see uus soeng juba andis mulle piisavalt enesekindlust, et avalikult vlogida. Kus sa oled? Silmad kinni. Silmad kinni. Okei, võid teha. No, väga nunnu ju. Nii väike snäkipaus ja siis lähme juba marketile. Kiire unpackingu, mis me ostsime turult poes, ma ei viitsi näidata, sest et need ei ole nii põnevad, aga turul on alati põnevad kraami. Maitsepärm, mis väga suure tõenäosusega on Eestist pärit. Siis oregano, siis tumerik ja tüümian. Ja siis selline väga puhaste koostisosadega sai, 5 sidrunit, 5 mis need on? Nektarin, virsik? Nektarin. Spray free banaanid. Siis me ostsime kohalikku mett. Seda, küüslauku. Need on enamik kõik läheb siin supi sisse, mis ma täna üritan teha. Kanasupp, porgand. Liik. Porrulauk. Porrulauk. Münt. Kas me teeme ülihead teed? Münditeed ja siis selle. Nii, supp keeb, mis tähendab, et on aeg väikseks kombucha pausiks ja siinkohal mina olen mega suur jookide inimene. Nagu, nii, mis ma öelda tahtsin. Mina olen väga suur jookide inimene. Mulle meeldib väike kombucha, mulle meeldib väike gaseeritud vesi, mulle meeldib hommikuti väike mahl, mulle meeldib kogu aeg mingi hea väike mittealkoholne väike treat. Ja ma tahaks, et annaks kommentaaris teada, kas te olete rohkem snäki inimesed või joogi inimesed, sest mulle tundub, et need on nagu 2 erinevat kategooriat. Mina olen kindlalt joogi inimene. Ühe küsimuse veel, täna on 2 küsimust, kas te olete snäki või joogi inimene ja teine on see, kas teie suudate hoida oma suud kinni, kui te teete kellelegi üllatust, sest et mina tellisin eile Marekule midagi ja põhimõtteliselt kohe, kui ta koju tuli, siis nagu minu huulte pressis see, et ma tellisin sulle midagi, aga ma ei ütle sulle, mis on. Ja nüüd me olime kodus, teeme siin suppi, järsku keegi helistab alt, aga me ei oota, et keegi tuleks külla või midagi. Ja mingi kuller on seal ja mis tuleb välja, Marek tegi ka mulle üllatuse, aga kõige halvem selle juures on see, et ma ei saa seda tänavada ja ma ei tea millal. Ma ei tea, millal ma näen seda üllatust. Aga lihtsalt on huvitav, et me samal ajal teeme üksteisele üllatust. Randomly, sest et nagu peale jõulud ei ole midagi tulemas, aga minul ei ole see jõulukingina mõeldud. Minu missioon oli, et Kaisa ei saa teada, et on üllatus, aga kuller helistas. Mis teha?
sest kui mina tean, et majas on kuskil üllatus, siis minul on raske olla siin. Aga pole hullu, saame hakkama. Teen kirja taste testi. Oi, väga mõnus. Okei, ja see vedelik on päev. Kartul sobiks ja isegi mulle meeldiks rohkem või mingi väikse makaronid. Nii, kell on laupäev õhtul mingi 6-10 või midagi sellist, ehk siis umbes 15 minuti pärast päike loojub. Ja me tulime siia üles rõdule või mis selle nimi on, terrass, ma ei tea. Kuidas õue siia passualale ja nagu see on nii ilusad vaated, et ma ei tea, kuidas sa kommenteerid, Marek, neid vaateid? Nagu vasakule parema. See on imeline. Nii ilus. Imetleme veel siin üleval natuke seda vaadet ja siis ma arvan, et tänaseks ma lõpetangi selle vlogi. Lähme veel alla või noh, lähme koju tagasi. Sööme suppi veel. Teeme väikse teeõhtu, äkki vaatame midagi ja siis homme ma võtan teid ka veel vähemalt poolele päevale kaasa. Eile tehtud tee panin külmkappi ja nüüd panime jääd ja nüüd meil on siuke jäätee, nii mõnus. Ja nii, tere hommikust. Hommikuseks söödud ja see kõik, mis ma olen täna teinud. Tuleb igatahes üks väga chill ja lebo pühapäev. Praegu me olemegi siin passu ääres. Loeme raamatut, joome oma mõnusat jääteed ja naudime seda sooja päeva. Ma hakkan seda raamatut uuesti lugema. Ma olen lugenud siit mingi 100 lehekülge, aga see on päris raske lugemine, nii et mõtlesin, et kuna see oli juba mõnda aega tagasi, ma pigem alustan uuesti. Ja ma selle raamatu soovituse sain väga ammu iti Instagramist. Aga ma olen kuulnud mujalt ka nagu selle kohta väga palju head, nii et väga põnev.